Tere kõikidele roherokkijatele. Liiklus on selline teema, mis puudutab meid kõiki. Kas me käime jala, oleme rolleriga, jalgrattaga, autoga või millegi muuga. Ning loodetavasti kõik need atraktsioonid ja tegevused täna siin mõjuvad ja need, kes varasemalt on natukene patustanud, siis nüüd mõtlevad ka selle peale. Kuid enne seda veel tänan kõiki koostööpartnereid, kes meil on siin, samuti kõiki peakorraldajaid, eriti Keila noortekeskust ja tema töökat kollektiivi ning mõnusat üritust. Siin on statistikat, siin on teadmisi, kuidas hooldada oma autot, mida tähele panna. Siis meil on siin üks väga põnev näitus, mis on alates 16. eluaastast võimalik üldse vaatama tulla. Nimi on Ogri šoki näitus ja siin on kõvasti igasuguseid koledaid pilte avariidest. Mina teen multikaid. Multikaid? Ma tahan multikaid teha, kus aga multikaid teha? Põhimõtteliselt praegu mul see lauatahe mahu, aga ma usun, et mingi poole tunni pärast juba saab. Et multikas on täna siis nagu pop teema ja? No ikka, paneme kõik avariid multikasse ja siis on pärast näha. Aga okei, aga kuidas see multika tegemine käib? Siis ma näen, et siin on igast audioväljakirjad, et lõikad mingi autopildi välja, mitu tükki ja siis paneme umbes kokku põrkama, siis pärast ma olen näiteks, kuidas tehakse enda mingi raamatu viiga, pärast lõpsi, kas on raamatu? No meil on nagu 2D nukud, et siis kas ajakirjast välja lõigatud või värvilisest paberist välja lõigatud autodega on võimalik nad liikuma panna ja siis avariisid teha ja mida iganes. Teate, mis rattaga, mis peab olema peas, kui rattaga sõidad? Teil on peas kiiver. Kiiver peab kindlasti peas olema. No, ma võin teile näidata kapsat ka. Vaadake. Näete, siin on üks muna sees on ju, kus on, millel on kiiver peas. See on niisugune väike kiiver. Ja nüüd ta sõidab kiiveriga. See on jalgrattur. Aga vaata, nüüd ta kukub. Vaatame, kas kiiver kaitseb meid. Kaitses. Muna jäi terveks. Sellepärast peabki alati kiiver olema. Vaadake, mis juhtub, kui kiivrit ei ole. Mis munaga juhtub? Võin teile näidata, kui te tahate. Oi. Olen vaja ylitä, että parissa heitä paremmin.
niisuguse triibulise materjali peale veel. Et jääb siis oranži ja halliga, see osa siis helgib. Ja teisele poole siis paned näed, niisuguse materjali, et on niisugune ruudukujuline ja helgiv. Seda ei pea nüüd liimiga panema, et sellel võetakse see kileosa tagant ära ja kleebitakse siia selle tüki peale. Siis saab teha augurauaga augu sisse ja panna talle paela taha. Et siis paned kaela või kuskile vöö külge, et kus sa teda kanda tahad või koti külge hoopis. Paremaks. 50 jah, mõtle paremaks läheb. Oh! Kukkus Keila spordikeskuses üks vahva ja tubli pallimängija ja ma ei tea, kes selle targa idee peale tuli, pandi sinna peale kile ja viin ja paksokk. Me olime parasjagu ühes turvalinnas ja kui me sealt tagasi tulime, siis see jalg oli elevandi mõõtu. Igatahes selle jala peale ta pikka aega enam ei astunud. Seega siis me paneme peale külmakoti. Siin on nüüd isik, kes juhib sõidukit. Juhib ratsaloomi või veoloomi. Juht on ka õppesõiduauto õpetaja. Aga mis te arvate, kas kariloomi ajav isik on juht või ei ole? Kui arvate, et on juht, astuge 2 sammu ette. Kui arvate, et ei ole, jääte seika. Astute ette. Õige. Ka kariloomi ajav isik on juht. Ma tean üks trahvi sellest. Nii. Mitut liiki on liiklusmärke? Te teate, et liiklusmärk on igasugust ümmargusi, kolmnurkseid, kandilisi. Aga mitut liiki neid on? Kas 5 või 8? Kes ütleb 5, astuge 2 sammu ette. Kes ütleb 8, jääge seisma. Tehke seda kohe. Kas 5 või 8? Kas 5 või 8? 5 arvab astub ette, 8 arvab jääb seisma. Mitu liiki? Kas 5 või 8? 5 astub ette või? 5 astub 2 sammu ette, 8 jääb seisma. Tehke oma valiki. Tehtud. Õige vastus on 8. Meil on käes võitja. Õnnelik viktoriini võitja. Tule siia poole. Teil pilti ka teeb. Anna üle. Sinu käes. Anname tublile viktoriini võitjale üle kinkekaardi väärtusega 500 krooni. Sellega sa saad minna Keila jalgrattapoodi ja omale meelepärast varustust valida. Ja tule tubli.
Nyt on nälja. Tuli lappu. Niin paljon se oli.